Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere taas vaatama ja kuulama Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Ja tänane saade on meil suunatud eelkõige noortele. Suvi on teadupärast seikluste, uute avastuste ja uute tutvuste aeg. Ning mõnikord juhtub suvevallatuste käigus ka asju, mis tekitavad pärast küsimusi, et kas kõik ikka oli turvaline, kas ma peaksin ennast testima või kas nüüd on käes see hetk, kui mul oleks vaja kellegagi päriselt rääkida. Tänases saates räägime sellest, mis koht on Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku noorte kabinet ning millal võiks noored sellesse kabinetti pöörduda. Saates on külas Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku günekoloogia keskuse ämmaemandusjuht ja tere tulemast Mari-Liis Priilin. Tervist! No, Mari-Liis, sinu missiooniks on siis see, et see noorte kabinet muutuks noorte hulgas nagu nähtavamaks, et noored teaksid, millist abi ja nõu nad sealt saada võiksid. Et räägi siis lähemalt, et mis koht see on ja millal võiks noor selle kabineti poole pöörduda? Ja Lääne-Tallinna noorte kabinet on siis selline koht, mis võtab vastu ja ootab kõiki noori kuni 26 aastaseid ja 26 on kaasa arvatud, nii neidusid kui ka noormehi, kes võivad tulla vastuvõtule. Väga oluline on mainida, et see on tasuta ka kindlustamata isikutele ja vastuvõtul ootame siis selliste erinevate muredega kõik, mis puudutab seksuaaltervist, seksuaalkäitumist, rasestumisvastaseid vahendeid, üldiseid nõuandeid selliste teemadega ja teinekord ka lihtsalt, ütleme, lihtsamad mured võivad alati tulla ja vajavad ka natukene muude eriarstide nõuannet. Kas teil on eriarstid ka seal kohe olemas või te lihtsalt kuulate noore ära ja te saate ta nagu edasi suunata eriarsti juurde või et mis toimingud seal koha peal saab teha? Koha peal saab päris palju ära teha, et vastu võtab ja meie noortekabinetis töötavad üldjuhul ämmaemandad, kes on siis spetsialiseerunud noorte nõustamisele. Mõned vastuvõtud on tehtud ka naistearstide ehk gynekoloogide poolt ja kõige lähem või lähedal asuv eriala meile on ikkagi gynekoloogia ehk gynekoloogid on meiega samas majas, Sõle 23, nii nimetatud rahvakeeli tuntud Pelgulinna sünnitusmaja on siis sellel aadressil ja ülejäänud Lääne-Tallinnas on ka väga paljud erialad loomulikult esindatud, et seetõttu on meil ka sellist multidistsiplinaarset meeskonda endale haarata nagu lihtsam ja nõu küsida, aga esimene kontakt ja abi on siiski naistearstidega koostöös ja tihti me seda ka kasutame. No kui teadlikud üldse noored on, et selline kabinet on olemas ja et nad võivad oma murega tulla, et kuidas nagu endale tundub, et kuidas see info nagu noorte hulgas on nagu liikunud, et kas piisavalt hästi? Nad kindlasti noored teavad, et see noorte kabinet on olemas. Kuna Tallinnas on noorte kabinetid erinevate kohtade peal, siis on ta hajutatud, võiks öelda, et palju tullakse ka tuttavate soovituste peale. Väga oluline on noore inimese jaoks, et see broneerimissüsteem oleks võimalikult mugav, et ta saaks ise läbi terviseportaali elektrooniliselt endale aega panna ja nii-öelda selline teadlikkus on, et seal räägitakse rasestumisvastastest vahenditest ja saab ennast testida. Kindlasti suurem protsent meie juures käijaid on tütarlapsed, neiud, aga siiski leiab õnneks ka meie juurde noormehed. Et lihtsalt paraku on see niimoodi läinud, et neidude seas, noorte naiste seas on nii-öelda korraline arsti juures, ämmaemanda juures käimine selline, ütleme, iga-aastane kontroll, mis tuleb nagu ära teha. Aga mida võib-olla vähem teatakse on see, et nagu ma mainisin, siis on ämmaemand see isik, kes üldjuhul seal noorte kabinetis vastu võtab, siis tema amploa on üpris lai, et lisaks sellele, et me räägime neid eelnevalt mainitud asju ja nõustame nendel teemadel, siis noorte kabineti ridadesse kuulub ka
just nimelt see seksuaalkäitumuslik nõustamine, siis teinekord käivad ka noortenõustajad hoopiski koolis loenguid andmas, õpetavad nii-öelda noori kasutama hügieenisidemeid, kellel on menstruatsioonidega probleemid või hoopiski suunavad edasi, sest probleemiks on valulikud menstruatsioonid, et ka selliseid asju tuleb ette. Samamoodi raseduse tuvastamine, raseduse kinnitamine võib olla seal ja edasine käekäik siis on siis inimese otsustada, kuidas seda rasedust jätkata. Et ampluaa on päris lai. Aga kuidas noor inimene selle otsuse teeb, et millega ta siis läheb nagu perearsti juurde, kui asi puudutab tema tervist ja millega ta läheb nagu sinna noorte kabinetti või siis millega ta läheb nagu naistearsti juurde, et kas seal on mingisugused erisused ka? Meie, kes me töötame sellel erialal, siis meie arust on vägagi, aga teinekord vajab see tõesti lahti selgitamist, et ämmaemanda ja naistearsti töö võrreldes on ikkagi see, et ämmaemand teeb sellise noortekabineti vaates esmase anamneesi, ehk siis kogub tervikpildi eelnevatest haigustest, praegustest kaebustest, ravimitest ja selline eluloo kirjeldus nii-öelda lihtsamalt öeldes. Oskab teha läbivaatust, vaginaalset läbivaatust, oskab tänasel hetkel rasedust tuvastada ultraheliga, aga mida ämmaemand ei tee, temal ei ole selleks pädevust ja mida teeb hoopis naistearst ehk gynekoloog, on siis gynekoloogiline ultraheli erinevate naiste patoloogiate välistamiseks, et kui meil siiski jääb mingi kahtlus, et tütarlapsel võib olla seal midagi veel või sellest, mida meie oleme kõik suutnud ära teha, ei ole see ülevaade piisav, et siis me suunamegi ta edasi naistearsti juurde, kes siis uurib põhjalikumalt, et nii-öelda leida või siis välistada patoloogiaid. Ja kui rääkida perearstist, siis perearst on ikkagi selline nagu spetsialiseerunud arst, kes omab teadmisi, ütleme, kõikidest elundkondadest ja tal on ülevaade, aga kui ka perearstil jääb küsimus, et see võib olla mingisugune gynekoloogiline patoloogia, siis ta juba sealt suunab edasi siis naistearstile. No kui te nüüd tunnetuslikult seal olete võib-olla omavahel nagu arutanud ka, et milliste probleemidega kõige rohkem noortekabineti poole pöördutakse, et ma pakun, et see võib olla rääkimine raseduse teemal, aga kuidas tegelikult on? Noortekabinetti see rasedus ei ole tõesti peamine, kuna meil on olemas väga hea raseduskeskus, kuhu tegelikult minnakse üldjuhul seda rasedust tuvastama ja rasedusega arvele võtma, aga jällegi oleneb inimese vanusest, et tema esimene kontakt võib olla vabalt noortekabinett. Aga kõige enam ma tooksin välja, et noortekabineti selliseks, ütleme, igapäevatööks on tõesti rääkimine kontratseptiividest ehk siis rasestumisvastastest vahenditest. Me kirjutame neid palju välja, me teeme kordusretsepte, me anname nii-öelda ülevaate kogu valikust, mis praegu Eesti turul on, mida saab kasutada, plussid, miinused, kõrvaltoimed. Ja teine, mida me väga palju teeme, on kindlasti erinevate sugulisel teel levivate analüüside võtmine. Et üldiselt väga sage selline noortekabineti patsient tulebki näiteks murega, et mul oli kaitsmata vahekord või mul oli partneri vahetus, et ma tahaksin teha nüüd kõik analüüsid. Teinekord ta ei ütlegi mida konkreetselt ja see on täiesti okei, siis me ütleme, et tavaliselt me teeme seda, natukene uurime juurde, et kuidas see täpselt oli, vahel nad räägivad ise väga avatult ja siis me nii-öelda teeme need analüüsid, nõustame ära ja anname neile siis, saame anda selle nii-öelda turvatunde, et kõik on tervisega korras. No kui teadlikud on tänapäeva Eesti noored seksuaaltervise valdkonnast ja üldse sellest, et kuidas rasedusest hoiduda, milliseid seksuaalteel levivaid haigusi on ja kuidas ennast kaitsta nende eest? Ma ütleks, et nad on väga teadlikud, see teadlikkus on kindlasti ajaga tõusnud, et just lugesin hiljuti ühte väga huvitavat uuringut, kus ütles, et isegi kuni 78% naistest käib ennast ikkagi korralikult testimas, et kahjuks see meeste osakaal, see protsent oli väiksem, et nagu ma ütlesin, et tuleb välja sellest statistikast, et naised on nii-öelda tublimad kohalkäijad selles osas.
aga teadlikkus on suur sellepärast, et juba pikki aastaid on olnud üks selline enim ravitud sugulisel teel leviv infektsioon klamüdioos, mille tekitajaks on chlamydia trachomatis ehk bakter, mis on selline, mis üldjuhul ei tekita noorele inimesele mingeid sümptomeid ja teinekord tuleb see suure üllatusena, et kui tuleb välja see positiivne analüüs, siis kahjuks ma pean tegema sellise mitte meeldiva ja populaarse kõne, et me oleme avastanud sellise bakteri ja te vajaksite ravi ja üldjuhul ravi kirjutatakse välja siis ka naise partnerile. Ja tavaliselt ei ole neil olnud mingisuguseid kaebusi. See on üpriski selline haigus, mida teatakse tänapäeval päris palju ja vahel tullakse ka sellega, et minu endisel oli see haigus, et kas te palun igaks juhuks teeksite mulle need testid. Et neid variatsioone on hästi palju erinevaid, et see teadlikkus on neil olemas. No kas teadlikkus on jõudnud juba sinnamaani ka, et näiteks kui uus paar on nagu tekkimas, et nad siis juba enne seksuaalelu alustamist tulevad, käivad nõustamisel ja kontrollis või juhtub seda veel siiski harva? On selliseid väga kohusetundlikke ja tublisid noori inimesi ka, aga pigem me näeme natukene rohkem seda, et kasutatakse alguses rohkem topeltmeetodid, et topeltkaitset nii-öelda, et on olemas rasestumisvastane vahend, midagi muud, pluss siis kondoom lisaks. Ja siinkohal on jälle sellised erisused, et kõik ei taha seda loomulikult kasutada, aga mõned, kes on sellised väga teadlikud, oskavad ka seda nagu nõuda, sellele tähelepanu pöörata, sest ikkagi faktiliselt on välja öeldud ja tõsi ta on, et nii-öelda infektsioonide eest kaitseb ainult kondoom, et nii-öelda ei tohiks enne seda vahendit ära jätta, kuni see partner ei ole siis nii-öelda püsipartneri staatuses soovituslikult. No suvi on selline festivalide ja pidude aeg ja kindlasti see suhete loomine läheb ka niisuguses vabamas õhkkonnas ja keskkonnas kuidagi nagu lihtsamalt ja kergemini, et kas see on nagu teie töös ka näha, et kas kabinetis on noori rohkem suveperioodil? Ja kindlasti noorte osakaal suureneb juba üle selle, et kõik, kes käivad koolis, neil on graafik natukene vabam, et kui muidu ütleme väga populaarsed ajad on sellised peale 2, peale 3, et õhtud on väga täitunud noorte kabinetis ja võib-olla pigem see päeva esimene pool on hõredam, siis suvel on see isegi vastupidi, et käiakse täiesti suvalistel aegadel, mis sobib ja rohkem on selle võrra kliente, aga siin jällegi rõhutan seda, et see topeltkaitse on hästi oluline, et kõik seda ei armasta, aga jällegi, kes on juba korra selle tõttu pidanud testimas käima, siis on see selline eluaegne kogemusmälestus tal meeles. No hästi hea on muidugi see, kui noored tulevad testivad profülaktika mõttes või kui nad tulevad siis, kui neil veel tegelikke kaebusi ei ole. Aga millised on need peamised kaebused, mille puhul nagu kindlasti tasuks pöörduda? Sellised kaebused, mida ei saa ignoreerida, mis koheselt ikkagi häirivad inimese elukvaliteeti, on siis, kui tekib selline ebamäärane, ebaregulaarne veritsus suguteedest, valulikkus, villid, ebameeldiv lõhn, sügelustunne, siis need vajaksid sellist, ütleme, kiiremat visiiti, et üldjuhul noorte kabinetis sellega tehtud saab, sest neid aegu ikkagi saab päris ruttu praegusel hetkel. Ma ei tea, mida öelda nagu noormeestele, et kuidas nagu neile seda julgust juurde anda, et tõesti okei on käia seal noorte kabinetis, kui vaja. Ja tegelikult võib täitsa julgelt käia, kui ise ei taha ennast kohe testida, võib tulla julgelt oma tüdruksõbraga kaasa, et enamasti ikkagi tütarlapsed käivad üksinda, nad on harjunud pigem niiviisi, vahel on ukse taga sõbranna, kes on jäänud ootama, teinekord on isegi nooremate puhul on ema, kes jääb ukse taha ootama. Aga pigem selliseid paarikesi me näeme harva, et võiks rohkem, et võite tulla ka koos sisse või kuidas te sellel hetkel nagu kokku lepite ja nii-öelda, kuidas teie jaoks turvalisem on rääkida. No noortel on ju päris palju ka sellist eluperioodi, kus ei ole nagu kindlat partnerit, et on üks suhe ja on teine suhe ja kuidas siis on, et kas siis on ka samamoodi, et tüdrukud käivad ennast tihemini kontrollimas ja poisid loodavad selle peale, et ju tüdrukud käivad?
Natukene võib niimoodi öelda, et lihtsalt see nii-öelda naiste testimise protsent on oluliselt suurem kui meestel noortekabinetis ka. Aga tuleb ka ikkagi noormehi küsima nõu, küsima ja pigem nad tulevad üldiselt ka mingi konkreetse murega, et kas neil on endal näiteks mingi konkreetne kaebus, et kui see jääb, ütleme, ämmaemanda või naistearsti, kes seal hetkel vastu võtab tema pädevusalast juba välja, siis meil on ka väga hea koostöö meestearstiga ja me saame soovitada siis teda edasi sinna väga spetsiifiliste meeste probleemide korral. Aga sellise esmase ülevaatuse testimise saame me kindlasti noortekabinetis tehtud. Kui häbelikud noored on seal teie juures? Oleneb inimesest, aga ma pean tegelikult nende kiitmiseks ütlema, et need, kes leiavad tee meie juurde ja nad üldiselt on ikkagi väga avatud, kui nad on juba iseseisvalt selle aja kenasti pannud, siis nad ikkagi räägivad konkreetselt oma probleemist. Tuleb ka küll seda, et vahel öeldakse, et kas mu ema või isa näeb seda, mis te siia kirja panete, siis me oleme ausad, ütleme, et kui tegu on alaealisega, ta tõesti näeb terviseportaalis, kui ta vahetab rolli, ta saab valida enda poja, tütre rolli ja ta näeb, kui laps on käinud. Automaatset teadet talle ei tule. Ta näeb, kui ta lapsel on väljastatud retsept, aga tegelikult on noorel ka õigus paluda, et kas te saaksite selle epikriisi sulgeda, et ma tahan, et see jutt jääks siia minu ja teie vahele, siis meil on õigus seda teha. Et siin kohal me dokumenteerime selle ja me kirjutame ka sisse, loomulikult erandiks on kõik sellised seksuaalvägivallaga seotud küsimused, see on hoopis teine teema ja siin on ka erandiks, et kui võib olla oht nii-öelda alaealise elule, tervisele, siis me seda teha ei saa. Et kui see juhtum on niivõrd karm ja niivõrd raske. Tahtsingi küsida just ka nagu selle kohta, et kas seda on nagu palju, et tullakse pigem nagu negatiivse sündmuse tagajärjel või on pigem siiski selline nagu tavapärane üldinformatiivne nagu nõustamine? Rohkem on kindlasti seda üldinformatiivset, aga näiteks minu enda töökogemuse põhjal on mul olnud küll selliseid, et meil on tavaks, selliseks heaks tavaks, et kui noor tuleb noortekabinetti, siis meie see anamnees, kogu see eluloo korjamine, kõikide haiguste varasemalt üles loetlemine, siis varasemate raseduste kirjeldus, kui need on olnud ja suguelu elamine, kuidas see on, mis on see kaitsevahend. Need küsimused on kõik selles anamneesis sees, mida me küsime. See on meie jaoks selline tavapärane ja see annab meile väga hea ülevaate sellest noorest inimesest ja tema tervisekäitumisest ja seksuaaltervisest. Ja minul on kahjuks minevikus olnud neid kogemusi, kus ütleme, noor on praegu minu juures küll teisel põhjusel, aga tema jutust tuleb välja, et on läbi elanud mõned aastad tagasi seksuaalvägivalla ohvriks olemise, ei ole ta seda kellegile rääkinud ja võib-olla ta ei olnud ka sellel hetkel valmis seda tegema ja kui siis ta tunneb, et ta saab mind usaldada, meie vahel on tekkinud nii-öelda hea kontakt, siis tegelikult ka aastaid hiljem me saame pakkuda seda turvatunnet ja psühholoogilist nõustamist, et ta saaks sellest õigele spetsialistile rääkida ja saaks enda psühholoogilise toe. Et see on hästi oluline, et need asjad ei jääks tegelikult rääkimata. No kuidas see üldine tunne on, et kas nüüd nõusoleku seaduse kontekstis teie töö võib minna mõne võrra nagu kuidagi selgemaks või lihtsamaks või mis see taju on, et mis teil muutub nüüd? Selles mõttes on, ütleme, väga konkreetsed küsimused ikka, et nii nagu ikkagi on mõlemad pooled peavad olema nõus ja mida nüüd eriti on rõhutatud, et igal hetkel ma võin selle nõusoleku tagasi võtta ja nii ongi. Et varasemalt enne seda võib-olla sellest lihtsalt nii palju ei räägitud,
aga tegelikkuses see hea tava on ju alati niimoodi olnud. Et me kõik oleme nii-öelda vabad inimesed, me peame olema nõus, kui me elame intiimelu, et vastasel juhul ongi see seksuaalvägivald. Et eks seal ole ka selliseid oma väga spetsiifilisi nüansse, et on olemas väga konkreetsed protokollid, mis seda identifitseerivad ja Tallinnas Lääne-Tallinna Keskhaigla ongi seksuaalvägivalla kriisiabikeskus ka, et tegelikult selle fikseerimisega, kas siis on toimunud midagi või ei ole toimunud, tegelebki spetsiifilisemalt naistearst ja sinna võivad pöörduda siis nagu nii-öelda kriisiabikeskuse nagu perspektiivis nii alaealised kui ka täiskasvanud. Et neid küll ei ole arvuliselt palju, ma rõhutan, aga see on koht, kus saab alati abi ja me teeme koostööd ka selles vaates lastekaitsega, ohvriabiga ja kui vaja, siis ka politseiga, aga meie esmane funktsioon on siiski tagada inimese turvalisus ja tema kaitse ja tema meditsiiniline abi. Et see, kas ta politseisse teatab, kuidas see edasi läheb, see nii-öelda tuleb pärast seda. No jah, et kas te siis saate ka nagu lihtsalt sellist tuge pakkuda ka nende juhtumite puhul, mida tuleb ka noortel ette, et näiteks et võib-olla seksuaalakti ajal ta ei väljendanudki seda, et see ei ole talle tegelikult okei. Ja teine pool ei saanudki seda teada, et see ei ole talle tegelikult okei. Aga kui ta pärast ise endale otsa vaatab, siis ta saab aru, et ta nõustus millegiga, mida ta tegelikult nagu ei tahtnud. Et kas sellise murega võib ka tulla, et mis ma nüüd edasi teen või et kuidas ma nüüd endaga nagu edasi elan? Absoluutselt, jaa. See on kindlasti väga oluline sellise vaimse tervise toetamine ja just see ka, et see rikuks ära meie edaspidisi suhteid, meie täiskasvanu elus, et seal on väga palju halli ala, nii nagu te tõesti ütlesite, et ma tegelikult ju ei öelnud midagi, aga see, mis ma tundsin, on hoopis teine asi. Et seal on väga palju sellist nõustamist ja lahti rääkimist vaja ja see ei ole alati nii mustvalge. Kui teadlikud noored on sellest, et kuidas oma nõusolekut väljendada ja kui selge selles olla ja mis olukorras seda teha ja kas te sellest räägite ka nendega? Ma räägin sellest alati, selles mõttes ta ei ole meie üks nii-öelda visiidikindel nurgakivi, aga kui ma näen, et tal on vaja sellest rääkida ja ta ise puudutab seda teemat, siis kindlasti. Ja tegelikult ma tihtipeale suunan ka noori näiteks, kui nad on ebakindlad, olenevalt siis kas see teema või mõni muu, kas või rasestumisvastase vahendi valik, siis ma tihtipeale suunan ka nad lugema vastavat kirjandust, kust ma tean, et on teaduspõhine ja adekvaatne info, nagu näiteks on koduleht seksuaaltervis.ee, mis on Seksuaaltervise Liidu poolt hallatud, kus on samamoodi kõik kontaktid olemas, kus saab nõu küsida, kus saab abi. Et tihti ma ütlengi, et vaata seda teemat, räägin ise juurde ja kutsun ta tagasi. Et tal on vaba voli mõelda natukene järgi, mis ta veel soovib küsida ja tulla kordusvisiidile. Täiesti tehtav ja väga palju kasutan ka. No mulle tundub, et sul on see päris südame asi, et see noorte kabinet oleks niisugune koht, millest noored nagu rohkem teaksid, et miks nii? Ma olen ise seda tööd tõesti teinud üle 10 aasta, et minu arust on selline hästi palju emotsionaalselt tagasi pakkuv teema ja nii-öelda noored on väga vahetud, nad ongi väga ausad ja teinekord tulebki tõesti lisaks sellele, et need kõige tavalisemad mured on räägitud sealt hoopis midagi muud välja ja nad alati ei julge rääkida oma vanematele, et see on täiesti arusaadav ja teinekord on see asi niimoodi lahti räägitud, et ta tuleb tagasi ja ütleb, et tead, ma rääkisin oma emale ära ja see ei olnudki midagi hullu. Sest mina, kui nendest ikkagi vanem inimene, saan neile tuua ka selle vaatenurga, et tead, see ema isa ei mõtle sul tegelikult niimoodi. Et kuidas nad võivad mõelda ja toon neile natuke seda teist perspektiivi ka. Et ma pigem nagu küsin neilt alati, kas me võime sinatada, et võib-olla see nii mõnegi jaoks on see teie selline formaalne ja neil on mugavam rääkida selles sina vormis ja nad muutuvad avatumaks ja tegelikult seda ma loodangi, et nad tulevad tagasi,
et nad saavad selle abi ja nad tulevad küsima, nad ei pea alati kõike esimesel korral küsima, aga nad teavad, et me oleme olemas. Ja minu vaates on veel olnud see selline tore kogemus, et need, kes on kunagi käinud minu juures noortekabinetis, ma näen, et nad tulevad korduvatele visiitidele, eelmine epikriis on minu tehtud, ta ütleb, ma tulengi sinu juurde, minu jaoks täiesti selline suur au, ma ütleks, et kui inimene tuleb tagasi, et ma olen midagi õigesti teinud tema arust ja et tal oli meeldiv olla. Ja samamoodi on ka tulnud neid inimesi, kes on siis aastad on edasi läinud ja nad tulevad oma rasedust kinnitama minu juurde, kus ma siis suunan nad ka nii-öelda arvele. Et selline nii-öelda ring hakkab nagu täis saama. Kui palju on näha seda, et lapse vanemad nagu ise häbenevad rohkem seda teemat, ehk siis nagu noore inimese seksuaalsust käsitleda kui need lapsed ise või kui need noored ise? Seda tuleb ette, et teinekord on ka niimoodi, et ta tuleb koos emaga ja nad tulevad ka koos sisse. Ma annan alati selle valiku, et kas te tulete koos sisse või tuleb neiu ise sisse. Siis on ka juhtumeid olnud, kus ema tundub olevat pealt näha, see on muidugi minu subjektiivne hinnang, eks ole, väga häiritud sellest, et tüdruk kodus midagi rääkis, aga siis noortekabinetis ei taha võib-olla sellest rääkida tema ees. Ja ma alati teen selle valiku neile, et kui te tahate, et te võite ka ukse taga oodata, et kui meil läheb vaja, siis me kutsume teid tagasi. Ja tavaliselt see pilt täiesti muutub. Et nii kui see lapsevanem on ukse taga, siis noor räägib hoopis teises võtmes. Ta, mitte alati, aga enamik kordi tõesti, et ta räägib vabamalt, ta räägib nii, nagu tema tahab rääkida ja ütleb mõne asja, mida ta ütleb, et ärge seda mu emale öelge. Et siinkohal jälle nõustamise koht, et loomulikult me ei mängi siin mingite selliste karmide asjadega ja et me hoiame selliseid karme saladusi, seda mitte, aga need asjad üldiselt ei olegi niimoodi, et need häbenemiskohad ja sellised ebamugavad teemad teinekord on vanematega, et võib-olla kunagi 10 aasta pärast ta tunnistab, et tegelikult ma oleks tahtnud sulle juba siis öelda, aga lihtsalt oli vaja selleks aega. Kui palju teil tuleb üldse teemaks see, et suhted tekivad, arenevad ja lõppevad sotsiaalmeedias? Et kas see... Kui te nüüd mõtlete paarisuhted, jah, või seksuaalsuhted lihtsalt? Seksuaalsuhted, et nad üldiselt, ütleme, nad tulevad pigem niimoodi, tuues sisse sotsiaalmeediat, et näiteks see või see inimene reklaamis mingit asja, et mis teie sellest arvate? See on väga sage. Et kas on jutt näiteks mingist rasestumisvastasest meetodist uuest või mingist asjast, mis öeldakse, et hoopis see ei kõlba üldse kuhugi, et mis teie kui ämmaemand noortekabineti töötaja sellest arvate, et seda on palju. Ja kahjuks on ka palju väärinformatsiooni erinevate vahendite kohta, mis on sellised nii-öelda levinud müüdid, mida me päris tihti peame nii-öelda ümber lükkama. Et mis on levinud juba aastakümneid ja tõenäoliselt... Mis need müüdid sellised on, et mida ikka inimesed veel usuvad, aga mille kohta võiks ju öelda, et see ei ole tegelikult üldse nii? No täielik klassika on see, et pille ma ei taha, sellepärast, et minu sõbranna neid võttis ja mina kuulsin, et need teevad paksuks. Et need tekitavad kaalu juurde. Siinkohal on, ütleme niimoodi, et see lause kindlasti mitte tõde ei ole. Siinkohal peab selgitama, et kuna antibeebipillide puhul on tegu hormooniga, hormoontabletiga siis, mida võetakse sisse selle tõttu, et mitte rasedaks jääda, siis igasugune hormooni võtmine võib lühiajaliselt tekitada vedeliku peetust, mingil määral siis üle selle tõsta mõned kilod kaalu ajutiselt, kuid ükski pill, just konkreetselt siis see beebipill ei tõsta selle tableti suhu panekul kaalu. Et see on ikkagi see, et kui me jätkame sama elustiili, samu toitumisharjumisi, siis tegelikult selline keha harjumise aeg on ka alati antud ja see läheb mööda. Ja iga inimene ongi väga erinev, et see, et mu sõbrannal nii oli, see ei tähenda üldse, et minul on. Või emal oli, või õel oli, et see on klassika, mida me kuulame. Kui palju seda on, et see sotsiaalmeedia ka tekitab mingisuguseid nagu vääruskumusi selle kohta, et milline on üks
tõeline naine või milline on üks mehelik mees või et kuidas nagu suhet luues omavahel käitutakse, et kas need kuvandid nagu sellisest nagu heasoovlikust ja turvalisest partnerlussuhtest on nagu ka kuidagi sotsiaalmeedia poolt mõjutatud? Kindlasti on, ma arvan, et siin on ka see täpselt, et kuidas on noor inimene seda näinud kas enda peresuhetes peal, sest see on ju kõige lähem ikkagi nii-öelda see lastetoast läbi elatu, et kuidas tema ema ja isa käitusid või üksteist hoidsid ja kui palju seda teemat kodus räägiti või kas seda üldse ei räägitud, et ei selgitatud ja esimene kokkupuude sellega oli nii-öelda seksuaalkasvatuse üksiktund, mida koolis räägiti. Et seal on kindlasti see küsimus, et hästi palju tuleb seda kuvandit läbi sotsiaalmeedia sellega, et mul peab olema tohutu kõrge libido ja kui seda ei ole, siis on mul midagi viga, et vaadake, et testige mind, et äkki mul on ikka midagi viga. Teinekord süüdistatakse ka rasestumisvastast vahendit, et see nii-öelda libido on madal või enam ei ole see, mis ta oli. Tegelikult nad lihtsalt scrollivad üle liia. Tegelikult on see, et ütleme, see on väga suhteline, et nagu me teame, et tõenäoliselt teame, et olete kuulnud, et libido on seotud väga mitmete asjadega ja see on ka suhte alguses üks ja suhte kasvades on see teine, aga kuna noorel inimesel üldjuhul need suhted ei pruugi ka olla selleks hetkeks, kui nad jõuavad väga pikaajalised või väga mitmeid, et siis temal ongi see kogemus, mis tal sellel hetkel parasjagu on. Ja see on täiesti normaalne, et naisel on nii-öelda hormonaalsete muutuste tõttu kehas ka erinevad tunded, nii-öelda libido kõigub ja kõik see on täiesti inimlik, et aga tihti peale see kuvand, ütleme, sotsiaalmeediast on midagi muud, sest et me võime vaadata, kui pikk see klipp seal meedias on, et kui palju me nii-öelda seda osa siis näeme, et kui seksikas see kõik välja näeb. Mul praegu tuli meelde, et mul sõbrannal on teismeline poeg ja siis ta jagas talle õpetussõnu, et vaata, et kui sa nüüd tüdrukutega järjest rohkem suhtled ja siis kui mõnikord on mõni tüdruk väga hakkaja, et siis pane tähele, siis tal on jooksuaeg, et siis sa pead eriti ettevaatlik olema. Ehk siis, kas on mingisuguseid selliseid asju, millest võikski vanemad rohkem oma seksuaalelu alustavate või veel peagi alustavate noortega nagu rohkem rääkida, et vanemad ei tule võib-olla selle peale, et mingeid asju öelda või neil on lihtsalt nagu häbi, sest laps on ju seni olnud ju lapsega sa ju seksist ei räägi. Et tegelikult tuleks rääkida, et juba enne kui tuleb teismeiga, üldiselt juba lapsed küsivad, et emme issi, et emme, mis see seks on või keegi rääkis juba lasteaias või koolis räägiti ja see tegelikult hakkab üpris vara. Tihti peale need esimesed korrad lükatakse tagasi või öeldakse, emme ütleb, et mine küsi issi käest ja vastupidi, et selliseid asju on ka, aga kui nad tõesti hakkavad jõudma sellesse vanusesse, et on näha, et neil hakkab tekkima selline, ütleme, tüdruksõber, poissõber. Kindlasti ma julgustan lapsevanemaid rääkima kondoomist, et mida see teeb, et see võib alati olla kaasas, et kui sa tunned, et sa tahad seda proovida, et ma soovitan sul näiteks väga oodata, et su vaimne pool ei pruugi valmis olla, aga juhul kui, siis sa tead, mis asi on kondoom näiteks, et kuidas seda kasutada ja mille eest see kaitseb. Et see on ka koht, mida tegelikult vähe räägitakse ja väga tihti ka üldse mitte. Ja tegelikult noored annavad ka päris hästi tagasisidet oma koolis olevate loengute kohta, et osadel on siis olnud selline hariv tund, kus nad proovivad seda kondoomi banaani peale panna nii-öelda, aga teistel oli see suurem itsitustund ja tegelikult sellest mingit asja ei saanud, on ju, aga tegelikult on see täiesti eluline. Et kahjuks ongi see ainuke asi ikkagi, on küll palju vahendeid, aga jällegi nakkuse või infektsiooni eest siis kaitseb ainult see. Ja kui ei ole ka see partner kindel, siis ega niisama ei ole ju mõtet hakata võtma aastateks pille, et üldjuhul see kondoom on selline, ütleme, esmavalik võiks olla, enne kui sugueluga alustatakse ja jällegi üks müüt seal, mis saab kummutatud, on see, et esimesest korrast rasedaks ei jääda, võib küll jääda. Kui nüüd mõni lapsevanem on selline, kuulab seda saadet ja mõtleb, no mina ei suuda oma lapsega nendel teemadel rääkida. Kas ta siis võib
panna oma lapsele aja noortekabinetti, et tal oleks koht, kus sellest rääkida, või see on siis teile nagu liigne koormus, et te võtate vastu ainult nagu siis, kui on mingi probleem juba? Ei, see ongi, ennetustöö ongi täiesti meie töö ja tulevad ka niimoodi. Võiksid rohkem tulla. See on nüüd tavaliselt see käik, kus vahel noorem inimene teinekord ka pööritab silme, et mis see ema mind sinna tõi. Aga tegelikult kuulab huviga. Aga tegelikult kuulab huviga ja tihtipeale me saadame, ema läheb ilusti ise ukse taha, vahel nad tahavadki, et noor saaks ise rahulikult oma küsimused ära küsida, et peresid on väga erinevaid, aga väga tihti tulevad koos ja just selle mõttega on siis lapsevanem näiteks kas või ise selle aja pannud, et tal on tekkinud silmarõõm, et mina arvan, et oleks aeg siin kabinetis ära käia, et täiesti võib olla. Sellist asja võiks ju olla rohkem, selline asi võiks ju olla nagu osa iga noore kasvamisest, et see seksuaalharidus tuleb talle turvalisel perioodil, turvalisel moel, et ta mõtleb ikkagi seksuaalelust kui millestki sellisest, mis on nagu loomulik, mis ei sisalda vägivalda, mis sisaldab häid ja positiivseid tundeid ja et ta oleks võib-olla valmis ka selleks, et need esimesed seksuaalsuhted ja esimesed suhted üldse, et need ei pruugigi kesta ja see on ka okei. Absoluutselt jah, et tegelikult nad võiksidki tulla ja võiksid rohkem tulla, et raskegi öelda, mille taha see täpselt jääb, et kas see, et võib-olla mõeldakse tõesti, et meil pole ju praegu mingit probleemi, et me ei tule niisama sinna aega raiskama, meie jaoks ei ole aja raiskamine, et meie väga hea meelega sellega tegelemegi ja tegelikult on väga tore neid nõustada, sest neil on tõesti väga ausad ja siirad küsimused ja see ei ole ikkagi samaväärne kui see, mis on nii-öelda tavakoolihariduse raames räägitud, sest seal ma olen ühes ruumis, ütleme 20+ inimest on veel minuga ja ega ma naljalt ei küsi neid, mida ma võib-olla tegelikult tahaks küsida. Ja siis see noor ka võib-olla ei julge kõiki oma asju küsida. Kindlasti. Samas nagu te ei jõua ka kõiki Eestimaa noori ära kuulata. Kindlasti. Et seda küll, aga neid võiks kindlasti rohkem olla just selle ennetustöö poole pealt ja teadlikkuse tõstmise poole pealt. Kõik ei jõua, aga paljudki siiski. Eesti ei ole ka nii suur, et on neid kohti ka palju Tallinnas, et loomulikult ootame enda juurde, aga selline, ütleme niimoodi, et heade tegijate nimi levib päris hästi Eestis, erinevates valdkondades, nii ka noortekabinetis. Ja noored vist tänapäeval jagavad nagu päris avatult omavahel ka seda infot, et kust saab head nõu ja abi. Just, et kelle juures näiteks käiski jällegi see sõbranna ja keda ta julgeb soovitada, kus oli hea kogemus ja muidugi ka teisi kogemusi jagatakse ausalt. Aitäh täna saatesse tulemast ja Mari-Liis Priilin, hea vaataja ja kuulaja, rääkis meile siis Lääne-Tallinna Keskhaigla noortekabinetist ja sellest, millal noor inimene võiks sinna pöörduda ning millist abi sealt saab. Aitäh, Mari-Liis! Ja meie saade on selleks korraks lõppenud. Kohtume taas. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.